Tere, kallis Plussmeedia vaataja, mina olen Madis Ehanurm, olen teiega laivis siin Jäpe 2015 laagris ja täna minu kõrval siin on Tartu Pauluse noortekoori esindajad Arno Gabriel ja Katariina. Tere tulemast! Tervist! Tere! Tavaliselt on noortekoori, eriti siis veel Luterliku kiriku noortekoori repertuaaris Pekka Simojogi laulud, aga teie valmistasite meile neljapäevasel jumalateenistusel ja palvusel suure üllatus, kui te hakkasite klassikaliseid koraale laulma. Rääkige, kuidas see teie repertuaar on selliseks kujunenud? Meie repertuaari on kujundanud meie lauljad ja lauljatena me oleme lõpetanud muusikakoole ja õppinud erinevaid pille, niimoodi, et me saame ka erinevatel laudel pille kaasa mängida. Ja see on olnud ka meie põhiline huvi ja sealt see repertuaari valik tulnud on. Aitäh! Tihti öeldakse, et stiili valik mõjutab ka seda muusikatunnetust või vaimsust, et kuidas on klassikalise muusika laulmine mõjutanud teie vaimsust? Mina vaatan klassikalise muusika ja üldse muusika tegemist ja vaimuliku muusika tegemist peamiselt kui Jumala sõna edasiandmist. Et nagu Jumala sõna võib edasi anda Piibel, mis on kõigi kristlaste jaoks tähtis raamat, siis muusika abil on võimalik seda nagu teise külje pealt edasi anda. Muusika ei ole kindlaid piire, vaid seal on pigem see meeleolu, see selline nagu suur pilt ja vaimsus, mida on võimalik edasi anda. Ja klassikalise muusika puhul on oluline see, et inimene panustab ise sellesse palju, et tema ise näitab initsiatiivi üles, et seda muusikat mõista. Ja nõnda on ka meie kristlaste elus, et selleks, et hoida suhet Jumalaga, me peame ise ennast avama, peame ise initsiatiivi näitama, teda kuulama, peame seda õppima. Ma arvan, et see muusika aitab sellele kaasa. Ma arvan seda ka, et kui me laulame, siis me üritame seda teha Jumalale ja see mõneski on nagu ka ülistuslauludega niimoodi, et me ei laula teiste inimeste jaoks või me ei anna selles mõttes teistele nii-öelda kontserti, vaid me tahame Jumalale laulda. Tänapäeval koorilaul üldjuhul ei ole nii populaarne, eriti veel laulupidude vahelisel ajal. Et öelge äkki, mida te isiklikult saate sellest kooris laulmisest ja koorilaulust? Mina ütleks seda, et ma laulen ise päris paljudes koorides ja koorilaul on sellepärast eriline, et see on selline ühine asi ja seal peab kuulama väga palju teisi ja väga palju teistega arvestama. Et see ongi rohkem selline ühine laulmine ja ühine hingamine. Ja öeldakse ka seda, et kui lauldakse koos, siis inimeste südamelöögid näiteks lähevad ühte rütmi. Lisaks on veel hästi hea võimalus lauldes tutvuda teiste kaaskristlaste, kes on olnud heliloojad, oma mõtteid ja Jumala antud inspiratsiooni tulnud ideid kirja pannud, sõnadele muusikat valinud. Sellega on võimalik meil tutvuda ja selle läbi nagu olla osaduses teiste kristlastega ja mõista paremini Jumalat. Need olid väga head mõtted, aga suured aitäh teile Arno Gabriel ja Katariina Tartu Pauluse noortekoorist. Mina olin Madis Plussmeediast.